BFM-i nüüdismeedia magistrandid toodavad sel semestril Elma Nükaneni, Martin Alguse ning Indrek Simmi juhendamisel 3 lavastuslikku telesarja ning materjal on värskelt purki saadud. Millest need lood räägivad ja mis olid noorte režissööride jaoks suurimad väljakutsed? See on selline film, kus peategelaseks on üksikisa, kes siis üritab oma haruldase haigusega tütart päästa. Ja siis ta valib selleks võib-olla mitte kõige targemad viisid. Mõnda asja sai küll tehtud äkki 5-7 korda uuesti, aga see oli nagu pigem süke harukordne juhtum. Mauno ja Tauno on siis 2 aegviidu pätipoissi, kes kogemata lasevad õhku oma direktori auto. Üritavad vingerdada välja erikooli saatmisest ja vanglasse minekust ning lõpuks jõuavadki omadega Tallinna eliitkooli. Silmad pahupidi, lõuk sõidab takka, ainult sinuga koos võiks maanduda lakka. Meie lugu räägib siis ühest pontsakast noorpoliitikust Rasmusest, kelle jätab naine maha ja kes hakkab endast tegema siis OnlyFansi pilte ja teeb endale OnlyFansi kasutaja. Olid väga kiired päevad, olid väga tihedad päevad. Režissöörina ongi võib-olla nagu väga keeruline otsustada, kus on see piir ajakriitilisuse ja kätte saadud materjali vahel. Ole poliitika! Tasa! Võib-olla minu jaoks oli see režiiplaani koostamine just nagu see storyboardist teha ümber shotlistiks niimoodi, et kõik shotid oleks õiges järjekorras, et see oli paras puder ja kapsad. Ma otseselt ei vaadanud OnlyFansist referentsi, aga ma tegin selle loo raames OnlyFansi. Meie esimene võttepäev käis läbi, ma arvan, kõik 4 Eesti aastaaega. Selgub, et võttepäevadel olid suurimateks väljakutseteks ilm ning autod, kuid lõbus oli sellegi poolest. Meil oli mõeldud treileri peale autosõitu filmida, aga kuna meil auto sinna peale ei mahtunud, siis me tegime autoga päriselt sõidu ja filmisime lihtsalt natuke vähem. Auto otsustas sussid püsti visata õhtu enne võtteid. Ja nii siis oli meil vaja leida ööga uus auto hommikusteks võteteks. Vahepeal pidi võtted katkestama, et inimesed saaksid ennast tühjaks naerda ja siis edasi minna. Esimest korda elus. Miks sa pidid ütlema, et ma näitan sulle nagu peenise peale? Miks? Ma ise pidin pidevalt kaamera taga enda naeru kinni hoidma, et ma kaadrit ära ei rikuks. Ma tegelikult ütleski, et näitlejate tiim oli see, mis tegi nagu meie võtted ka väga humorikaks. Tuleviku osas on noored režissöörid positiivselt meelestatud. Ma ise tunnen, et see on rohkem siiski seriaali materjal. Et meil on siin nii palju veel tegelasi ja karaktereid tegelikult, keda saaks sisse tuua ja tutvustada. On ka võib-olla mingid esialgsed ideed iseenesest olemas, et kuidas see võiks nagu edasi joosta, kuidas iga tegelaskuju liin võiks edasi areneda. Kindlasti saaks teha ka sellest mängufilmi, aga seal on lihtsalt vaja väga palju seda kohandada ja juurde asju sinna lisada. Võtame suuna Suur-Karja tänava juveel.